Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части диалога Алекс и Марика обсуждают погоду, и Алекс рассказывает, что завтра должен отвезти в больницу свою бабушку. Марика предлагает свою помощь. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам лучше понять этот диалог. Kohutav. Ужасный. Teen järelduse. Делаю вывод. Viima. Отвозить. Kastma. Поливать. Tuulutama. Проветривать. On loodud. Созданы. Hool. Забота. Uuring. Исследование. Обследование. Ajab sind närvi. Нервируют. Ära võta südamesse. Не принимай близко к сердцу. Loomulikult. Естественно. Tere, Marika! Tere, Alex! Mida sa teed? Midagi erilist ei tee. Istun niisama kodus ja loen raamatut. Kuidas sulle tänane ilm meeldib? Ära räägi. Ilm on kohutav. Kuidas sa koerast rääkisid? Mitte koerast, vaid peremehest. Kuigi koerast ka. Хороший хозяин. Jaa, tuli meelde. Eestlased ütlevad ka niiviisi. Teen järelduse, et välja me ei lähe. Hull oled. Sellise ilmaga tahad välja minna? Ei, muidugi ei taha. Mis me siis teeme? Äkki tuled mulle külla? See oleks väga hea. Olen seda ammu oodanud. Aga just täna pean kahjuks vanema juurde minema. Sa ju alles käisid. Kas juhtus midagi? Veel ei juhtunud. Homme viin vanaema haiglasse. Ta tahab mulle näidata, millised lilled kastma, kuidas tuba tuulutama. Tead isegi. Milliseid lilli kasta, kuidas tuba tuulutada? Mis teha? Vanavanemad on juba ükskord niimoodi loodud, et vajavad lastelaste tähelepanu ja hoolt. Mõtle sellele, et kunagi oled ka sina vana. Kui kõik tahavad kogu aeg mu abi ja tähelepanu, ei elagi ma nii kaua. Ei, ma saan muidugi kõigest aru, lihtsalt ei viitsi. Mis haiglasse su vanaema läheb? Ei tea, ma ei küsinud. Mis su vanaemal viga on? Viga? Kuidas saab vanemal viga olla? No kui küsitakse, mis sul viga on, see tähendab, et mis on sinuga juhtunud. Vanemal ei ole praegu viga. Naljakalt kõlab. Ta läheb plaanilistele uuringutele. Valutab siit ja sealt. Põlv, pea, käed, jalad valutavad. Unetus, vererõhk hüppab. Ise teati. Vana inimeste värk. Kellega sa lähed teda viima? Mis tähendab kellega? Ema-isa tööl. Pean nagu alati üksi minema. Nojah, homme on ju argipäev. Tahad? Tulen sulle seltsiks. Kas argipäev ja tööpäev on üks ja sama? Enam-vähem küll. Kas sa siis ikkagi tahad, et ma tuleksin koos sinuga? Sa veel küsid. Kõik need vanema probleemid, haiglad, arstid. Ajavad sind närvi? Õigus. Ajavad mind närvi. Ära võta südamesse. Mina olen nende probleemidega harjunud ja tean, et kõik laabub. Sõna laabub pole ma kordagi kuulnud. Jah, venelased ei kasuta seda eriti tihti. Mulle aga see sõna meeldib. Sellel on nii palju tähendusi. Kõik laabub tähendab, et kõik lõpeb hästi. Sa oled optimist. Aga loomulikult. Kas sina ei ole? Olen küll. Olgu. Pean minema. Vanema juba ootab. Helistan sulle hiljem. Olgu, kuulmiseni. Золотые слова. Во второй части диалога наши герои приезжают в больницу, где в приемном отделении доктор Ребане заполняет больничную карту бабушки, а Марика помогает, переводя название болезней с русского на эстонский. Rõõm sind näha. Рад тебя видеть. Uudishimulikut.
Любопытные. ära muretse, Не волнуйся. enesetunne, Самочувствие. pea käib ringi, Голова кружится. haiguslugu, История болезни. põdema, Болеть. kurdate, Жалуетесь. jõuetus, Бессилие. ultraheli, Ультразвук. üritame, Постараемся. külastamisaeg, Время посещения. kogemus. Опыт. tere, rõõm sind näha. tere, mul on ka hea meel sind näha. Lähme praegu vanema järgi ja siis sõidame haiglasse. hea küll. kas sinu vanema teab, et sa ei ole üksi? selles mõttes, et ma tulen teiega. jah, teab. Eile, kui ma käisin tema juures, ütlesin talle, et minuga tuleb üks väga ilus neiu. noh, mis sa nüüd? mis ta sellest arvas? Mis ta ikka arvas? Tal oli hea meel. Tead ju, et kõik vanad inimesed, eriti sugulased, on uudishimulikud. Kuhu nüüd küll minna? Mina pole siin varem käinud, aga vanema ei mäleta. nii palju, kui ma tean haiglatest, peab neil olema eraldi haigete vastuvõtutuba või vastuvõtt haiglaravile. oota, ma lähen küsin. nii, meil tuleb sinna minna. näe, siin see ongi. tere, minu nimi on doktor Rebane. Võtke üleriided ära, pange jalga kilesussid ja tulge minu kabinetti. Vaata, kui hea, et sa meiega tulid. Vanema ei oska üldse eesti keelt. sina ju oskad ja arst oskab ka kindlasti vene keelt. nii et see ei peaks probleemi tekitama. Seda küll, aga mina pole kunagi arstidega eesti keeles rääkinud. Aita palun mind. muidugi aitan, ära muretse. kuidas enesetunne on? kas pea käib ringi? kas tunnete hingeldust, kui kõnnite kaua? Teie isikuandmed on mul olemas. Nüüd oleks vaja täita haiguslugu. Mis haigusi olete põdenud lapsepõlves? Skarlatina, sarlakid, vetrянка, tuulerõuged, svinka, mumps, воспаление легких, kopsupõletik, angina, angiin, kas põete ka kroonilisi haigusi? хронические болезни, сахарный диабет, diabeet või suhkrutõbi, гипертония, hüpertoonia, kas operatsioone on olnud? аппендицит, pime soolelõikus, удаление желчного пузыря, sapipõie eemaldamine. Aitäh! Ja praegu te kurdate põlveliigese valu, hingeldust ja füüsilist jõuetust. Nii, mõõdame vererõhku. 150/110. Veidi kõrgem. Arvan, et teeme haiglas kõik analüüsid, kompuuteruuringu, südame kardiogrammi, ultraheli. Võib-olla määran teile elektriravi. Vaatame, mida analüüsid näitavad. Üldiselt üritame teha täieliku uuringu. Teie noored inimesed, võite minna. Õde saadab vanaema 4. korrusele palatisse. aitäh, doktor, ja head aega! Mulle üldse ei meeldi haigla. Siin on mingi eriline lõhn. aga mida teha? Ravida ju tuleb. Lähme vaatame, millal on külastamisaeg. Siis teame, millal võib tulla vanaema vaatama. Oi, kui hea, et sa ütlesid. Unustasin täitsa ära. Ema tahab juba täna õhtul pärast tööd tulla. Küll sinuga on kerge. Asju ajada. Mida see tähendab? Asju ajada tähendab peaaegu sama, mis probleeme lahendada. Jaa, seda ma mõtlesingi. Lihtsalt mul on veidi rohkem kogemusi. Oleme mitu korda oma vanaema Annet haiglasse viinud. Järgmine kord saad ka sina ise hakkama, kuid loodame, et seda ei juhtu nii pea. Золотая грамматика. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересном явлении от глагольных существительных. Название страшное, но на самом деле ничего страшного здесь нет. Уже из названия вы слышите, что это существительные, которые образуются от глагола.
И для этого нам понадобится ма-инфинитив. Если к корню ма-инфинитива прибавить окончание «ёть-а», то есть «я», то мы получаем существительное, обозначающее действующее лицо. Послушайте. «Ыпетама» – корень инфинитива «ыпета». Прибавляем к нему окончание «я», получаем «ыпетая» – учитель, то есть тот, кто учит. «Лаульма» – «лаулья» – певец, тот, кто поет. «Користама» – «користая» – тот, кто убирает, уборщица. Если же вместо окончания «я» прибавить окончание «мине», то мы получаем существительное, обозначающее процесс. «Ыпетама», «ыпетамине» – обучение, преподавание. «Лаульма», «лаульмине» – пение. «Rääkkima», «rääkkimine» – говорение, разговор. Обращаю ваше внимание, что существительное с окончанием «мине» переводится на русский язык, как правило, с существительным с окончанием «ие». Пение, говорение, обучение и так далее. Это тоже совсем-совсем несложно.